Elektrostaatika juures tuli meile appi võtta siis selline operaator, nagu seda oli divergents. Ja kui me tahtsime leida suhet siis elektrivälja tugevuse potentsiaali vahel, tuli meile mängu gradient ja selgub, et nablaga on olemas ka siis kolmas operaator, millest tuleb nüüd magnetvälja tugevuse juures juttu. Ja alustame kõigepealt siis sellest tuletuskäigust ja siis lisame natukene ka lihaluudele, et mis see kõik tähendab ja mida sellega peale hakata. Olgu meil kolmemõõtmeline ruum, X, Y ja Z koordinaadid. Asugu sulle selles ruumis üks selline raam või nelinurkne teekond. Ja olgu kuskil, see ei pea üldse sellest raamist läbi minema. Siin ruumis kulgegu siis voolutugevus I, mis on suunatud siis alt üles ehk jällegi siis Z-telje positiivses sihis. Ja nagu me juba varasemast teame, siis alalisvool tekitab meile staatilise magnetvälja. Seega siis kuskil siin raami keskpunktis on meil siis mingisugune magnetväli, mida me võiksime kirja panna siis järgmiselt. Eks on magnetväli keskpunktis, seega anname talle alaindeksiks nullikese. Ilmselt on tal siis X komponent, AX0, AX, ja tal on mingi Y komponent ja arvata on, et ka Z komponent. Jällegi praktikas võivad kas siis kõik või osad nendest komponentist olla ka nullid, aga väga üldisel kujul on nad siiski enamasti nullist erinevad. Nii. Ja see raamikene on meil pisikene, aga mitte veel lõputult väike. Ja eeldame, et see meie konkreetne raam on siis paralleelne, eks ole, XY tasandiga. Seega siis tema üks küljetükk oleks siis pikkusega delta Y ja teine küljepikkus oleks tal siis delta X. Et peaks olema natukene tuttav sellest, kui me siis divergentsi sarnaselt tuletasime. Nii. Ja meil olid jättavasti selline seadus, mis sidus omavahel siis integraali, joonintegraali magnetvälja tugevusest elektrivoolu tugevusega, nimetati siis Amperi seaduseks. Ja kuna see meil tarvis läheb, pistame ta siia kirja. Ehk siis kinnine joonintegraal magnetvälja tugevusest andis siis seda kinnist joont läbiva elektrivoolu tugevuse. Meie siin antud üle väida, kas siit läheb mingi vool läbi või mitte. Kui ei lähe, siis peaks, eks ole, kinnine joonintegraal siit andma tulemuseks nulli ja kui läheb, siis mingi nullist erineva suuruse. Ja kui me hakkame seda joonintegraali leidma, siis meil tuleb meelest pidada jällegi, et meil on vaja siis seda integreerimissuunda. Tuletame meelde siis seda parema käe haarde reeglit. Ehk kui meie vool kulgeb praegu Z-telje positiivses suunas, kui me sellest vooluga juhtmist kinni haarame selliselt, et pöial näitab voolu suunda, siis sõrmed kaarduvad selliselt, et näitavad siis seda magnetvälja suunda. Seega oleks mõistlik integreerida siis positiivses magnetvälja suunas. Ja kui me hakkame oma integraali leidma, siis integreerimisteekond on siis selline nagu nootega märgitud. Ehk siis võime näiteks hakata siit punktist 1 pihta, punkti 2, punkti 3, punkti 4 ja et üks kinnine peab tagasi jõudma, eks ole, punkti 1. Selline on siis selle ülesande geomeetria. Nii. Ja hakkame siis kuskilt otsast pihta, näiteks punktist 1, punkti 2. Et sellisel juhul siis panusintegraali, see ei ole nüüd kogu integraal, vaid üks osa sellest, oleks siis välja tugevus, siin, eks ole, külje peal, korda siis põhimõtteliselt pisike teekond, mida me läbime, ehk siis delta Y. Ja kuidagi oleks mõistlik seda magnetvälja tugevust tähistada, me teaksime, et me räägime just magnetvälja tugevusest selle joonekese peal. Ja seega võiks talle anda mingisuguse alaindeksi, kohe tekitame ruumi. HY 1, 2. Ehk siis Y komponent pakub meile huvi, kuna me liigume, eks ole, risti X-teljega, risti Z-teljega. Nii et kui siin on ka mingi
X või Z-teile suunaline komponent, siis integreerimise käigus see meile mõju ei avalda, pakub huvi, et Y-komponent ja 1, 2 vihjab sellele, kus kohas see meie teekond kulgeb. Ja kui me eeldame, et see delta Y on üsna tillukene, siis me võime lugeda, et see magnetvälia tugevus kogu selle lõigu peal on enam-vähem sama. Ja loomulikult see ei ole päris täpselt nii, me saame ligikaudse tulemuse, aga hiljem me saame siis sellest delta Y-st teha DY. Sellisel juhul see võrdlus muutub või see ligikaudne väärtus muutub siis täpseks ja me saame mingisuguse lõpptulemuse. Nii, nüüd milline on see magnetvälja tugevus siin? Meil on teada magnetvälja tugevuse Y-komponent siin ruudukese keskel ehk siis delta X kahendiku kaugusel. Jällegi sarnaselt siis divergentsi arvutamisel me võime kasutada siis Taylori rida või lihtsalt natuke loogilist mõtlemist. Ehk siis meil oleks tarvis teada, kui palju muutub siis magnetvälja Y-komponent liikudes X-teele suunas. Ja see teatavasti ei ole mitte midagi muud kui siis lihtsalt magnetvälja tugevuse Y-komponendi osa tuletis X järgi. Kui me selle nüüd läbi korrutame selle meie teekonna pikkusega siit keskpunktist meie joone peale, kus meil on tugevust tarvis, see on siis delta X kahendiku võrra kõrvale ja selle võrra siis nüüd magnetvälja tugevus muutub sellest, mis ta algselt on, ehk meil oleks vaja siia algusesse juurde lisame praegu lõppu siis magnetvälja tugevuse selle raamikese keskel. Nii, ja see ei ole siis mitte midagi muud kui see meie HY 1, 2 ja rõhutan, et jällegi need võrrandid hetkel on kõik ligikaudsed, aga kui vahemaad on üsna pisikesed, siis üsna täpsed. Ja nüüd see summaarne panus, kui need kaks asja kokku võtta, oleks siis HY 0 pluss tuletis magnetvälja Y-komponendist X järgi. Korrutatud siis see meie pisikese sammukese pikkus, mis on pool delta X-i. Nii. Ja selle korrutame läbi delta Y-ga. Ja see, mis me nüüd saime, keskmiselt pikk tulemus, on siis põhimõtteliselt 1/4 sellest vastusest siin. Nüüd saamaks teist neljandikku peame liikuma nüüd punktist 2 punkti 3. Loogika on siin üsna sarnane. Nüüd me peame siis korrutama läbi X komponendi punktist 2, 3 korda siis selle liikumise pikkuse delta X-i. Jällegi see H2, 3 on meil siis ligikaudu võrdne magnetvälja X komponendi tugevusega ruudu keskel. Nüüd samamoodi peame siia otsa liitma siis tuletise sellest X-komponendist Y järgi, sest me teame, kui suur on, eks ole, X-komponent siin keskel, aga me tahame teada, kui palju on ta siis delta Y kahendiku võrra sellest eemal ja meil on tarvis teada, kui kiiresti ta muutub. Muutumiskiirus korda samm annabki meile siis muutuse enda. Nii, ja samm, mida me nüüd teeme, on delta X, millega läbi korrutame. Nii, ehk siis need kaks asja omavahel kokku korrutatuna annavad meile siis teise osa sellest meie kogu integraalist. Mis ikka, liigume üles, ehk siis see teine panus oleks siis X0 pluss osatuletis X komponendist Y järgi korda siis delta Y kahendiku sulgudes ja korrutatud delta X-iga. Nüüd me oleme oma integreerimisega jõudnud punktist 1 punkti 3. Võib-olla oleks tore nendele olulistel kohtadele panna ette ka siis järjekorranumbrid. Siis nüüd esimene vahetükk, see on teine vahetükk. Nüüd sama loogika kehtib ka edaspidi. Ainus, mis muutub, on siis liikumise suund. Nüüd me liigume paremalt vasakule ehk siis vastupidiselt Y-teelile. Ehk siis samm, mida me teeme nüüd kolmandas, ei ole mitte delta Y, vaid on miinus delta Y. Ja samamoodi nüüd, et me teame
magnetvälja tugevuse Y komponenti siin keskpunktis. Saamaks seda nüüd selle joone peal, mis läheb 3-4, on meil vaja liikuda siis delta X kahendiku võrra vastupidiselt X teljele ehk siis miinus delta X kahendiku võrra. Kõik ülejäänud peaks jääma samaks. Seega see meie kolmas osa panusintegraali peaks olema nüüd H Y0 miinus magnetvälja Y komponendi tuletis X järgi korda delta X kahendiku. Rõhutan, et miinus delta X kahendiku tuleb sellest, et me liigume, eks ole, siit punktist X teele suunale vastupidises suunas. Ja tuleb veel üks miinusmärk, sest et meie sammukene ei ole mitte delta Y, vaid me liigume nüüd vastupidises suunas ehk miinus delta Y. Ehk selle miinusmärgi võib siia ette vast kirjutada. Nii, ja ilmselgelt see neljas ja viimane lõik meie integraalist on leitav sarnase loogikaga, võttes kokku siis seda, mida me tegime teise ja kolmanda lõigu puhul. Ehk nüüd, väike viga tuli välja, väga hea, et õigel ajal jaola saime. Ehk siin me liigume X teele vastupidises suunas, ehk siin peaks olema miinusmärk samamoodi ees. Ehk me liigume punktist 2 punkti 3 ehk X-i väärtus, eks ole, väheneb. Nii. Neljanda puhul oleks siis HX0 miinus HX delta Y kahendiku korda delta X. Nii, ja nüüd see kogu integraal, mis meil kokku tuleb, on nende nelja suuruse summa. Me näeme, et siin on palju asju, mis korduvad. Ja osad nendest on plussmärgiga, osad nendest on miinusmärgiga, mis on selline päris hea. Ilmselgelt suure tõenäosusega mõnigi asi taandub välja. Et see tulemus, mida me nüüd saame, ehk see meie otsitav integraal antud juhul, korda DL, on ligikaudu. Ligikaudu seetõttu, eks ole, et need mõõtmed on esialgu lõplikud ja seega kõik need tavalised on siiamaani ligikaudsed. Kui me nüüd kõik taandame välja, siis saame tulemuseks osa tuletis Y-ist X-i järgi miinus osa tuletis magnetvälja X komponendist Y järgi korda siis delta X, delta Y. Ja see, eks ole, ei ole mitte midagi muud kui selle pisikese tükikese pindala. Nüüd vastavalt Amperi seadusele me teame, et see on võrdle siis kogu seda tükikest läbi voolutugevusega ja see voolutugevus iseenesest on ligikaudu voolutihedus, antud juhul siis voolutiheduse Z komponent, sest jällegi voolutiheduse Y ja X komponendid on mõlemad paralleelsed selle pinnatükikesega, tingituna sellest, kuidas me oma ülesande püstitasime. Seega nemad sellest ruudukesest kuidagi läbi minna ei saa, ainuke, mis läbi saab minna, on siis voolutiheduse Z komponent. Jällegi rõhutan, see võib olla ka 0, aga ta ei pruugi 0 olla. Voolutihedus korda ruudukese pindala, mis on jällegi delta X, delta Y. Nii, nüüd me saaksime selle kolmekordse ligikaudse võrdluse kõik pooled läbi jagada siis selle tükikese pindalaga delta X, delta Y. Siis see pindala kaoks meil siit kahest kohast ära ja jääks alles ainult siia integraali alla. Ja leiame siis sellise piirväärtuse, kus need mõlemad küljepikkused lähenevad 0-le. Meie samast Amperi integraalist delta Y. Ja sellisel juhul siis, kui need pikkused lähenevad 0-le, siis saavad meil ligikaudsetest avaldistest täpsed avaldised ja me saame sellise huvitava vahe. Ehk siis Y komponendi osa tuletis X järgi miinus X komponendi osa tuletis Y järgi ja see omakorda on võrdne siis, vabandust, kui me kasutame Z komponenti, siis vektorid siia peale ei lähe. On võrdne siis voolutihedusega nüüd selle ruudu keskpunktis, mis on siis Z-telje sihiline. Ja seesama
piirväärtus, mida me siin leidsime, sellel on ka omaette nimi ja seda nimetatakse siis rootoriks. Eesti keeles on ta rootor, vene keeles on vist ka rootor, enamus muudes keeltes on kasutusel termin curl, ingliskeelne curl, aga kaunis emakeeles siis selline asi nagu rot, samast vektorist h. Ja see ongi siis põhimõtteliselt defineeritud sellise piirväärtusena, kui siis selle pinnatükikese pindala läheneb nullile. Nüüd me saame seda sama arvutluskäiku korrata, ärge kartke, me ei tee seda, siis kahe järgmise juhu jaoks, kui nüüd seda ruudukest keerata näiteks selliselt, et tema küljed on paralleelsed X ja Z teljega, ja siis me saame ilmselgelt avaldise, mis kirjutab voolutiheduse Y komponenti, või kui me keerame nüüd ruudu teistpidi püsti, niimoodi, et tema küljed on paralleelsed Y ja Z teljega, siis me saame avaldise, mis kirjeldab siis voolutiheduse X komponenti, ehk siis me saame leida nende kõik kolm komponenti voolutihedusel ja saame siis kirja panna sellise vahva valemi, mis ütleb, et siis magnetvälja tugevuse rootor mingisuguses punktis, on diferentsiaalne operaator, ehk see vaatab mingit ühte punkti, näiteks seda punkti siin, annab meile voolutiheduse selles punktis, ehk me leiame siis kõik kolm komponenti voolutihedusest. Nüüd ma ei hakka välja kirjutama seda rootorit pikalt ja laialt, sest et ma kardan, mul ei ole tahvli peal nii palju ruumi. Õpikus on välja toodud siis, kuidas arvutada rootorit kõigist kolmest komponendist siis nii ristkoordinaatides, silindrilistes kui ka sfäärilistes, sõltuvalt jälle siis, kuidas me oma ülesannet lahendame. Aga kui ma rääkisin ühes varasemas videos sellest, kuidas leitakse siis kahe vektori vahelist vektorkorrutist, siis selgub, et seesama rootor jällegi siis ristkoordinaatides saab kirja panna kui vektorkorrutist nabla ja selle meie sama vektori vahel, millest me tahame rootorit leida, antud juhul siis magnetvälja tugevusest. Ja nabla vektor, tuletame meelde, oli siis selline vektor, millel oli koordinaatideks osatuletised vastava koordinaadi järgi. Ja kolmas liidetav on siis Z järgi. Ja tõin ka välja siis minu isikliku lemmik kirjaviisi, kuidas kirja panna siis vektorkorrutist. Ja see nägi välja siis selline, et kui me arvutame nüüd seda rootorit, näiteks siis konkreetselt juhul magnetvälja tugevusest, siis seda on minu arust kõige mõnusam kirja panna jälle determinandi kujul. Determinandi esimeses reas on siis meie kolm ühikvektorit AX, AY, AZ. Ja kui te mäletate, teises reas olid siis esimese vektori koordinaadid ja kolmandas reas olid teise vektori koordinaadid. Meie esimene vektor on seesama nabla vektor. Ehk siis selline vahva rida, kus on ainult operaatorid ja mitte ühtegi arvu. Ja kolmandas on siis vastavalt meie magnetvälja tugevuse X, Y ja Z komponent. Ehk tegelikult kogu see vahva determinant, mis me kirja panime, ei ole seal mitte ühtegi numbrit. Kunagi algkooli matemaatikat õppima läksite, oleks osanud arvata, et kunagi nii kaugele võib jõuda. Nii. Ja selline ongi siis vektoroperator nagu rootor. On seos siis magnetvälja, rootori ja voolutiheduse vahel. Teatavasti siis alalisvool tekitab staatilise magnetvälja. Ehk siis see valem on üks 4 Maxwelli võrrandist staatiliste väljade puhul, mis siis seob oma vahel kokku siis allika, mis on antud juhul küll paremal pool. Tavaliselt meile meeldib kirjutada, eks ole, põhjus vasakule ja tagajärg paremale. Ja siis selle tagajärjel tekkinud siis magnetvälja tugevuse ja mida
üldse tähendab rootor või mis võiks olla tema selline füüsikaline sisu, vähemasti selle väljateooria seisukohast. Kui te mäletate, siis divergents näitas siis allikate või neelude olemasolu. Kui divergents oli positiivne, siis selles ruumipunktis tekkis välja juurde. Divergents oli negatiivne, selles ruumipunktis siis jäi välja vähemaks ja kui divergents oli 0, siis selles ruumipunktis välja ei tekkinud ega kadunud. Läks nii-öelda muutumatult läbi. Gradiendil oli samamoodi füüsikaline sisu täiesti olemas. Gradient näitas siis põhimõtteliselt mingi skalaarse suuruse muutumise kiirust selles konkreetses punktis ja selles suunas, kus see muutus on kõige järsem. Põhimõtteliselt näitab, kus kohas antud punktis on kõige otsem tee mäest alla. Ja ka rootoril on olemas täiesti selline füüsikaline taust ehk rootorit iseloomustab siis välja pöörlemist mingis ruumipunktis. Ehk rootorit võib kujutada sellise mõttelise katsena ette, et teil on imetillukene vesiratas, mille te pistate siis kuskile väljapunkti ja see ratakene hakkab siis seal, võib hakata ringi pöörlema, kui siis tema ühele küljele mõjub jõud ja on erinev teisele küljele mõjuvast jõust, kui mõlemale küljele mõjub täpselt sama suur jõud, sellisel juhul pöörlemist ei toimu. Sellisel juhul on rootor võrdne nulliga. Kui siis paremale poolele mõjub suurem jõud kui vasakule poolele, hakkab pöörlemine toimuma siis ühtepidi, vastupidisel juhul võib pöörlemine toimuda teistpidi. Ja pöörlemine võib toimuda erineva kiirusega, seda näitab siis rootori moodul. Siis ühe märgiga on ühes suunas pöörlemine, teise märgiga teises suunas. Ja nüüd rootoril, kuna tema puhul on tegemist vektoriga, on ka mingi suund, siis põhimõtteliselt see vesiratakene keerab enda telje sellisesse suunda, et see tema pöörlemise kiirus oleks siis maksimaalne. Ja sellisel juhul see telg näitab siis seda suunda, mille juures on pöörlemise kiirus kõige suurem. Selline on siis üks võimalik seletus rootori füüsikalisele taustale. Nii, ja siit tuleb välja ka, kui me juba rääkisime Maxwelli võrranditest, meil on siin nüüd olemas teine Maxwelli võrrand, mida me võime tegelikult kirja panna ka selle sama nabla operaatori kujul. Ja on olemas ka siis kolmas Maxwelli võrrand, mida me saame nüüd kirja panna meie selle uue õpitud operaatori kaudu, mis siis ütleb seda, et staatilise elektrivälja puhul on siis rootor alati 0. Ja selle tõestamiseks on mitu viisi. Ennast kahest ma mainin, kui jutuks tuli, siis teist. Teatavasti elektrivälja tugevus ise on defineeritud kui potentsiaali gradient. Seega siis elektrivälja rootor on siis sama, mis gradiendi rootor. Läheb, eks ole, vahva välja. Ja saab matemaatiliselt ära näidata. Te võite selle lihtsalt lahti kirjutada. Ehk siis mis tahes gradiendi rootor on alati 0. Üldse vahet, missugune see potentsiaal on. Niipea, kui me võtame mingisugusest skalaarsest väljast gradiendi ja sellest saadud väljast omakorda rootori, tulemuseks on alati 0. Ma ütlen veel kord, kes kahtleb, võib selle lihtsalt matemaatiliselt lahti kirjutada. Ja näete, et see vastab tõepoolest tõele. Seega staatilise elektrivälja puhul on rootor alati 0. Ei kehti, kui meil on tegemist muutuvate väljadega, aga sinna jõuame kunagi hiljem.